Sa ei pruugi mitte midagi teada Schumanni resonantsist ega vibratsioonide tõusust ega sellega kaasnevast hõrenemisest. Küll aga tead sa seda, et sul on seletamatutel põhjustel ülihalb olla nii vaimselt kui füüsiliselt ja mitte ainult sinul, vaid ka teist liiki loomadel. Sel teemal on kirjutanud teksti keha rekonstruktsiooni sümptomid autor Emma Vox. Kui te vaatate sotsiaalmeedias, seal on 5 Emma Voxi. Üks on Vietnamis, üks Aafrikas, üks Hiinas. Meie Emma Vox on Venemaal. See on umbes nii nagu siis, kui sa enda arvates püüad tellida mingisugust väga tulusat skämmerite kaupa ja hakkad vaatama, mis on domeen, kes on sulle selle petukirja saatnud, see on lõpuga ru. Meie Emma on teadlane füsioloog ja Emma Vox kirjutab sellest, kuidas DNA uperpallid seoses planeediga toimuvaga päike paugub, igasugused komeedid hulguvad, kõikvõimalikud vulkaanipursked, maavärinad ka, mida õnneks Eestis ei ole veel. Jah. Ja nii siis, kuidas näeb välja see aktiveerimine. Pealkirja lõpus punkti ei ole, siis ka, kui see pealkiri on millegi pärast versaalis, kapiteelide suurtähtedega punkti ikka ei ole. DNA on seotud loomise väikese tähega kõrgeima vormi ideega. Sina võid arvata, et ahvist arenesid. Pigem näitavad märgid, et DNA tuli komplektidena pealkirjaga inimene, et mitte öelda Adam ja hiljem ka Eeva planeedile. Kõik meie teadvuse tasandid aktiveeruvad ja üldised vibratsioonid tõusevad. Kui meie lause esimeses pooles on aktiveeruvad, siis me teeme samasuguseks lause teise poole ka, üldised vibratsioonid tõusevad. Mida sa saad füüsiliselt kogeda, kui aktiveeruvad, täiendavad DNA kihid? Küsimärk. Autor küsib, ise vastab. Väga hea tehnika, ka siis, kui kirjutad arvamuslugu, blogipostitust, ise esitatud küsimusele, vähemasti on kindel, et loodetavasti oskad vastata ka. Esiteks, teine 1 maha, unehäired. Nonii, unehäired, 1 sõna seejuures. Äkiline ärkamine keset ööd, unetus. Eesti keeles me ei ütle jäta maha, me ütleme loobu. Loobu maniakaalsest soovist magada. Nonii, jäta maha, bross, seda me saame öelda teistel puhkudel, antud juhul lihtsalt loobu maniakaalsest soovist magada. Mida rohkem sa seda püüad, seda kurnatumana sa end tunned. Kasuta unetuse hetki mediteerimiseks, kus juures mingisugust spetsiaalset mediteerimist enam ärganud inimestel ei toimu. Meie suur osa isiksusest on pidevalt selles seisundis, mida varasematel aegadel nimetati mediteerimiseks, mida muide armastas väga Margaret Thatcher. Kui asjad muutuvad väga raskeks, palu oma kõrgemal minal anda sulle puhkust. Teise anda sulle, tõmbame maha, anda sulle puhkust, sügav ja tervendav uni. Teiseks, muretsemine, ärevus. Kolmandaks, tunned, kuivõrd hakkas autor lugejat
sinatama, jätkame sama stiili. Tunned jalgades kuumust. 4. väsinud ja murtud tunne hommikuti ja kogu päeva jooksul, nii kui silmad lahti teed. Karussell peas läheb käima, pigem ei ärkaks, teate küll seda tunnet. 5. tõmbame maha sõna tegevus ja selle asemel on meil sõna aistingud kroonchakra piirkonnas. See on siin, kuppel kumiseb lühidalt öeldes. Sumin, helin, vibratsioon, surve, näpistamine. Jätkame sina vormis, ära muretse. Ja kuna see on üsna käsumoodi lause, lõpeb ta meil hüüumärgiga. Sa lihtsalt avad end jumalikele energiatele. Selline tunne, et miski roomab su koljust, selgroogu pidi üles alla. Siit vahelt võtame ära sõna ja, koljust ja selgroogu pidi üles alla. Siis on meil 7. punkt, seletamatud äkilised depressioonihood. Ei ole november süüdi. See on sinu südametšakra puhastamine. Põhjendamatud on õige vorm, närvivapustused või õnnetunne on samuti südametšakrast tingitud. See aktiveerub ja tõmbab sind lõikama ära kõiki negatiivseid hoiakuid, eemaldama oma elust midagi, mis ei ole kooskõlas sinu kõrgema vibratsiooniga iga päev. Sa millestki püüdlikult, teadlikult, alateadlikult ütled lahti ja see sunnik roomab tagasi. Nii et see on üks protsess, mis ei saa kuidagi viisi valmis, nagu Tallinna linn. 9. pidev olukordade esinemine, mis viivad sind tasakaalust välja ja ning ega või nende ette koma ei käi, või inimesed, kes, ei mitte mis, kes põhjustavad pettumust, olukordi või suhteid, mis viivad sind alla. Sa pead need õppetunnid läbi töötama. Võta, selline käsk, nad tänuga vastu ja lase neil minna igaveseks. Igavesti on selline pigem aamen sõna. Igaveseks, forever, punkt. Nii on. 10. Kaalumuutus, üks sõna, kaalulangus või tõus. Pigem siis sidekriips tõus. Nüüd tulevad pinnale kõik su hirmud, millest pead vabanema ja sa püüad alateadlikult nendega võidelda. Esimene variant, tahad pidevalt süüa või vastupidi, toidu vastu võib huvi täielikult kaduda. See muutub sinu jaoks ebameeldivaks. Nipp on lihtne. Iga kord, kui sööd, täida toit, mida sööd, armastusega. Ütle teadlikult, et need toidud teenivad sinu arengut vaimse evolutsiooni spiraalil, mitte sinu emotsionaalset nälga. Kuula ennast ja su keha ütleb sulle, milline toit talle praegu sobib ja milline mitte. Üldiselt muutub suhtumine toidusse kui sellisesse suuresti. Aeg-ajalt tekib tunne, et keha kosutamiseks ei ole vaja füüsilist toortoitu. Üks soovitus siin, kuula ainult ennast, mitte hea soovijaid, jutumärgid algavad alt, või arste. Nägemise teravuse kaotus. Nägemine on fookusest väljas. Justkui silmad lõdvestuksid, tõstame sõnade järjekorra ümber, justkui silmad lõdvestuksid. Õhus on näha pisikesi helendavaid osakesi, näed taimede ja loomade ümber aurat, mõned esemed võivad olla läbipaistvad
Ehk siis sa näed ka seda, mis on selle asja taga. On kogetud. Ehk siis ära üllatu, kui sa näed, et puu tüve peal on rähn, kes on teisel pool puud. Taevas võib tihti näha ka vikerkaart ja seda kõige ootamatumates kohtades. Koma ja ees ei ole. Meedia ja sotsiaalmeedia on täis absoluutselt X kohtades tekkivaid vikerkaari. Kui suled silmad, ei näe sa nüüd enam pimedust, vaid valgust. Proovi, ongi nii. Samuti on suletud silmadega näha geomeetrilisi kujundeid, värve, ornamente, kauneid maastikke. Värvid üle maailma muutuvad üha elavamaks ja rikkalikumaks. Suurenenud tundlikkusega võib märgata palja silmaga nähtamatute esemete piirjoonte on see sõna, välja joonistumist. Need on objektid teisest dimensioonist. Dimensioonide vaheline üks sõna, udu, muutub vähem tihedaks, aidates sul neid eristada. Inimesed aina näitavad pilte, kus on keegid ja miskid, keda nad ei ole pildistanud, aga nad on seal, tulevad, lähevad nagu ise tahavad. Hämaras, perifeerse nägemisega võid märgata valgeid kujusid. Need on sinu teejuhid. Sinu nägemine muutub drastiliselt, mida iganes sa näed, ära ole ärevuses. Perifeerne nägemine on see, kui sa justkui vaatad otse, silmanurgas näed sa ka liikumist. Ja sa näed siis ka liikumisi, tegelasi, ringi lippavaid selle, kui nagu ametlikult seal kedagi ei ole. Palju õnne, need on abilised. Härjapõlvikud. Kuulmise suurenemine või vähenemine. Rehvide sahinteel võib tunduda välja kannatamatu mürana. Talverehvid tuleb alla panna. Kõrvus võib olla hääli klõpse, kellukesi, kriuksumist, suminat, peaasi, et nad mootoris ei ole. Langeva vee heli. Kuuled, ilma et vesi langeks. Või, lisame sõna siis, või siis vaevalt saad aru, mida teised räägivad, nagu oleksid unustanud oma emakeele, paluks tõlki, eks ole. Sa kuuled unes imelikke hääli, nagu keegi ripuks või hõljuks otse sinu kohal, ära kaarda. Kuula, mida kuuled. 20. maitsed. Teravnemine. Nüüd tunned toidus kahjulikke toidulisandeid ja see saab olema väga ebameeldiv, hoiatab emma. Ja mõned toidud võivad tunduda sulle uskumatult maitsvad. Lõhna teravnemine. Aeg-ajalt on tunda lillelõhna, kuigi lilli ei ole. Löövenahal allergiad, akne. Uued energiad vabastavad toksiine, mis voolavad läbi naha. Need võivad olla ka allasurutud, mitte allasurutud emotsioonid, mida tuleb läbi töötada ja millest tuleb vabaneda. Hüperaktiivsuse hetked. Kui maha tuleb tunne, et tahaks voodist välja hüpata, kiirustada kuskile otsekohe midagi tegema. Mõni hüppab ka. Apaatia ja väsimus. Neile järgneb tavaliselt suur transformatsioon, mis on sinus juba aset leidnud. Seega ära hakka neile vastu, uuenda oma jõudu ja võta tänuga, tõstame sõna vastu ettepoole ja võta vastu toimunud muutused. Meditatsiooni pildi muutus. Võid leida meditatsiooni ajal
on sul raskem keskenduda. See tuleb sellest, et tegelikult on suur osa sinust pidevas medikas. Aeg, mille veedad mediteerides, jääb lühemaks, sest sa oled seal kogu aeg. See ütleb, et nüüd on sinu kontakt Jumalaga terviklikum ja sa saad temaga suhelda kodus, tööl, igal pool ja mitte ainult meditatiivsete praktikate kaudu. 26. punkt, energialained. Kõigil on korraga kliimaks, kuumalained. Ja neid tunned sa niimoodi. Võid tunda lühikesi, võimsaid energiapurskeid pealaest jalad allani nagu maavärinat. Need on õige kääne ja nad on mitmuses. Need võivad olla väga ebamugavad. Mõned tunnevad tõsiseid külmavärinaid. Ära karda. Mõtle jumalikule energiale, mis sinusse valatakse ja ees koma ei ole. Kui valatakse ka ei ole. Ja lase see tänutundega endasse. Peavalud, kaelavalud, seljavalud. Üleni valus tunne nagu gripi ja külmetuse puhul. Seedeprobleemid, lihasspasmid ja krambid, suisa lausa, magneesiumit sööme ämbritena. 30. pulseeriv valu rinnus. Muutused seksuaalses ihas, mis on emeleta. Tuimus või valu jäsemetes, juhuslik lihaste kokkutõmbumine, muutub sinu välimus. Sa jätad selle lause me tõlgime naljakaks. Ehk siis masin on emma lause tõlkinud, sa jätad end nooremaks. Aga teate, mis meie teeme? Meie kirjutame, sa jääd nooremaks. See on tagurpidi lause ja see on armas. See on tõend vibratsiooni tõusmisest. Unistused on väga eredad. Kas tõmbame maha? Sa arvad, et see sõnum on sulle. Sa mäletad kõike, mida vajad. Üksindusse püüdlemine on õiged käänded. Üksindusse püüdlemine. Kaotad, sinatame huvi avaliku meelelahutuse vastu. Veel enam sa ei kannata välja neid kohti. Sinu elus toimuvad sündmused, mis muudavad sinu jaoks radikaalselt kõike. Vaateid, mitte väljavaateid, lihtsalt vaateid elule, ümbritsevale maailmale. Sukeldud sind maha. Sukeldud armastusse ja kaastundesse kõige ümbritseva vastu. Sul on soov vabaks murda, põletada kõik sillad. Sul võib olla tugev tahtmine vabaneda vanadest asjadest, mida varem armastasid. Riided, mööbel, millest iganes. Võib-olla tahad kõik ära põletada, kes teeb igal laupäeval lõket. Sa vabaned kõigest, mis sind tagasi hoiab. Kaotad soovi suhelda inimestega põhimõtteliselt. Hakkad muutuma väga närviliseks, rääkides mitte millestki üks sõna. Sind ärritab tühi suhtlus, sotsiaalvõrgustikes tekib loogiline soov kustutada oma kontod kõikidest sotsiaalvõrgustikest. Sinu kõrgem mina ütleb sulle, mida pead endale. Mida tõmbame maha? Sinu kõrgem mina ütleb sulle, et pead endale keskenduma. Keskendu muutustele, mis sinuga toimuvad. 39. loovuse pursked, küll nemad maalivad, voolivad ja luuletavad. Saad ilusaid pilte ja ideid loovuseks, võta kõik ideed teadmiseks. Jumal tahab sulle näidata, mis on su eesmärk,
millisel viisil saad aidata planeedil terveneda. Planeet on väikese tähega. Kui ta on maa või Gaia, siis ta on suure tähega. Tundub, et aeg kiireneb. Keskendu olevikule, muud sul ei ole ka. Kannatamatus on tunne, et midagi hakkab juhtuma. Rahune maha, ütleb Lady Vox. Pea meeles, et kõik juhtub alles siis, kui oled selleks valmis. Lisame sõna selleks. Kannatamatus on enese ja oma kõrgema mina usaldamatuse ilming. Neil täitsa punane, näe, nii punane. Aga hea teada, et ainult sinul ei ole niiviisi salaja jõle piinlik. 42. Tõmbame maha sõna see. Tunne on esimene lause sõna, et sa pole enam see inimene, kes sa eile olid. Su elu on täielikult muutunud, oled muutunud avatuks, ausaks, enda ja teiste vastu. Sa võid vabalt öelda ei. Jutumärgid eesti keeles algavad alt. Asjadele, mis sulle ei meeldi ja öelda jah, jutumärgid algavad alt. Asjadele, mida sa tegelikult tahad. Sul pole midagi varjata muud. Tõmba maha. Sul pole midagi varjata. Tunned oma lähedast sidet maaga, keskkonnaga. Mitte nagu Greta Thunberg, vaid päriselt. Ei ole äri. Elu on. Ja talud aastaaegade vaheldumist kergemini. Elektroonika võib sinu juuresolekul alt vedada. Arvutid, raadiod, telefonid, elektri- ja kodumasinad, autod. Lõhkuvad võtame ära. Lõhkuvad võivad olla haiste vahel möllavad hobused. Autod paneme üldisesse nimekirja. Väga tuttav tunne. Palu inglitel kaitsta oma isiklikke asju purunemise eest. Hea, et emma ei öelnud iseenda eest. Ja. Sinu elus laabub kõik lihtsalt võrratult. Iga päev oled tunnistajaks väikestele imedele. See on märk sellest, et oled õigel teel. Selle asja nimi on sünkroonsus. Täpselt õigel ajal õige inimene õiges kohas. Kõik liigub täpselt oma kohtadele nagu väga nunnu pusle. See on hea tunne. Vales järjekorras asjad ei toimi, valed asjad üldse ei toimi. Natukese aja pärast saad aru, kui hästi sul läks. Et läks nagu läks. Ja jälle niipea, kui tee pealt eest ära lähed. Ehk siis niipea, kui sa ei takista, hakkavad toimuma naeruväärsed juhtumid. Õigemini ütleme pigem naljakad. Niipea, kui sa ei takista, hakkavad toimuma naljakad juhtumid ja see on märk. Paranormaalsete võimete ilmnemine, mitte väljumine, vaid ilmnemine, inglise keeles revelation ja suurenemine, kehaväline reisimine. Mõtled korraks mõnele kohale ja sa oledki seal päriselt, tunned lõhnu, vaatad ringi ja tuled tublisti koju tagasi oma keha sisse. Proovi järele, väga lõbus on, piletit ei ole vaja osta. Nii siis vestlused hingedega kanaldamine. Kusjuures ei saa üldse arugi, et sa kanaldad. Ühtsuse tunne kõige olemasolevaga, lõputu tingimusteta armastus, tänulikkus kõigele, mis sind ümbritseb. Piiritu armastus ja teadmine, et sa pole üksi. Loomad on sõbralikumad. Taimed vastavad sinu armastusele. Unistused ja soovid saavad reaalsuseks kiiremini ja tõhusamalt.
kontrolli oma mõtteid, ole ettevaatlik oma soovidega. Igasuguse jama võid endale kaela tellida. Sa jõuad aina lähemale 5. dimensioonile, milles kõik mõtted muutuvad reaalsuseks. Hakka seda harjutama, soovitab autor. Vasaku poolkera, me kirjutame siia vahele sõna ajupoolkera. Vähenenud aktiivsus, vasak ajupoolkera on see, millega me mõtleme, arvutame, rehkendame, planeerime. See paneb pange. Tegutseb praegu meil rohkem parem ajupoolkera, millega me loome, lehvime, heljume. Väga lõbus, eriti kui sellega õnnestub raha teenida. Niisiis vasaku ajupoolkera vähenenud aktiivsus, mälukaotus, kõnehäired, soovimatus pikki tekste lugeda ja kirjutada, võimetus keskenduda. Vastupidi, nüüd köidavad sind erksad maalid, muusika, suhtlemine ebatavaliste inimestega, tantsimine, aiandus, jalutamine. Sind tõmbab spirituaalse info poole. Ületamatu soov leida oma teine pool. See paistab välja sellega, et inimesed, kes on olnud pikalt näiliselt toredas abielus, lähevad laiali, sest see, oi hups, ei ole teine pool. Nüüd vajad sa rohkem kui kunagi varem armastava, mitte tuud, armastava, mõistva inimese emotsionaalset tuge enda kõrvale. Juuste ja küünte kiirenenud kasv. Pearinglus, naljakad kukkumised, ei ole naljakad, valus on. Naljakad kukkumised, sinikad luumurrud, väga naljakas, emmakene. See tähendab, et sa pole oma kehas koduarestis. Ehk siis sa pead õppima sellega uuesti ümber käima, ilma et kogu aeg midagi juhtuks. Sa pead mingi elusituatsiooni läbi töötama, vabanema lisakoormast, mitte kraamist, koormast. Jälgi hoolikalt oma emotsioone, kuula ennast. 54. perioodiline depressioon. Üksildustunne, soov koju minna siis ka, kui oled kodus. Teate küll seda tunnet. Soov koju minna, tunne, et lähed hulluks, et keegi ei mõista sind. Ära muretse, hüüumärk. See on nendes oludes normaalne. Ära muretse, sa pole üksi. Sinusuguseid inimesi on miljoneid, täitsa päris 8 miljardit. Kui tunned midagi ülal mainitutest, lihtsalt lõdvestub, pöördu enda sisse. Kuula oma keha ja hinge ja nad pakuvad, mitte ütlevad. See on nagu etteütlemine matemaatikatunnis. Nad pakuvad sulle lahenduse. Lähene DNA aktiveerimisprotsessile teadlikult, tänulikkusega. Lõppude lõpuks on see tõeline ime. Sünnid uuesti samas kehas. Sa muutud selleks, kes sa oled. Teel ei ole siin üldse vaja, nii siis sa muutud selleks, kes sa oled. See on tõeline koju tulek. Tere tulemast, inimene, oma enese tegelikku endasse. Selge, et on hirmus, selge, et seda on mõistlik jagada teistega, kellele sa söandad rääkida, et miski on lappes. Nagu ütles ema Vox, domeeni alt ruu, sa ei ole üksi, sa ei lähe katki. Sa saad sellega hakkama. Mina ka. Kohtumiseni. Järgmisel korral oled sina jälle täiesti uus. Ja mina ka. Lehva.